Hei, ma olen Anneli, elukutseline tarolugeja, müstik ja suhtetervendaja ja vaatame siis üheskoos, et mis see nädal toob. Ja mis ma siin näen siis, et on selline ärevus teemadel, et kui ma tunnen kurbust, et mul on nii palju vastutusi õlul, ma ei tahaks, et mul nii palju on, kas ma tõesti pean kõik seda tegema, ma olen väsinud, tahaks rohkem balanssi, lihtsalt olla kodus, lihtsalt nautida oma elu ja tunda ennast hästi. Ma ei taha pühenduda uutele asjadele, tahaks nagu kuidagi elust kõrvale hiilida, kõrvale viilida pisut ja lihtsalt olla, mõtiskleda. Et tegelikult aeg ongi selleks küps. Vahest on nii, et see mõtisklemine võib olla mingi vältimistaktika, et ma ei taha millegagi tegeleda, ma lihtsalt tahan mõtiskleda, plaane teha, kogu aeg seda veel perfektsemaks teha lihtsalt, et ma ei peaks tegelikult tegutsema. Aga sel nädalal tegelikult on olesklemisel oma koht, ehk siis selline mõtestatud mõtlemine, nagu Fred Jüssing ütles, on väga kasulik tegevus. Et sa läbi selle tegelikult mõistad palju rohkem, et miks sa oled kahe vahel, miks sa suud asju ära valida ja mis sa siis päriselt tahad oma sisemuses. Et see on hästi oluline koht ja võtagi seda kui teraapiavormi või rännakut iseenda sisse. Et siis kaob ära selline tunne, et peaksin nüüd ennast väga halvasti vist tundma või tunnen ennast süüdi, et justkui tegele millega, selline süütunne pere ees ja koduste ees tuleb ka esile väga tugevalt see nädal. Ma näen siin sellist jada ka, et kui sa siis proovid ennast rohkem väljendada kodustele inimestele, oma hirme ja hirmud, siis kuu, eks ju, kõik see varjupool, sinu viha, vanu konflikte üles tõmmata ja rääkida ausalt nii, nagu sa päriselt tunned, siis sinu ausus tekitab teistest stressi. Ja see on suuremas plaanis okei, sest siin lükataksegi praegu seisma üksi, eraklikkuses, üksinduses, et sa vaataksid otsa sellele, mis sind päriselt elavdab, elavaks teeb. See nädal näitab ikkagi sellist, see nädal näitab vajadust mõelda, et millise maailma korra järgi sa tahad elada. Ja kui sind kontrollitakse või sa ise ka tunned sellist survet, mingeid valikuid teha, millest sa pole kindel, siis tegelikult tasub mõelda, et kuidas praktiliselt siis üles ehitada oma elu nii, et sa saad õppida kõik, mis sul on vaja, et kaob selline tunne, et ma ei ole piisav või ma ei saa hakkama, nii et sa saad siis ise kas või üksinda tõesti luua endale elu, mis on sinu suhtes õiglane, ehk siis teenitud. Ehk siis teenete eest tuleb vääriline palk, sul on oma ruum ja oma aeg ja sa tunned ärgates elevust. Sa oled ise oma elu looja, oma tuleviku rajaja ja teed seda, mis nõuab julgust, aga samas on sinu jaoks õige. Et selline vana maailma kord kukub kokku. Aprill nüüd tähistabki mingisuguse tsükli läbisaamist, nagu eelmine nädal ka juba näitas, aga just panganduses ja üldse maailma korralduses, nii et vaatame huviga. Et see nädal just rahalistes küsimustes toob mingisugust uut rahu inimestele. Millegipärast tuleb esile võistlus ja võitlusenergia, just kui ma küsin Eesti kohta konkreetselt, et mingi selline südamevalu ja mingi keerulised teemad, et viitab siin sellele, et 3 nädala pärast võib tulla selline olukord, kus on mingi sõnum Venemaalt Eestile, et me oleme just kui rumalad, et me ei aktsepteeri nende autoriteeti siis, või ütleme siis Venemaa võimu autoriteeti, sest ega Vene rahvas ei ole ju see, kes sõdib, vaid siis kes sõdima panevad ja siin on mingi maa üle vaidlus, seda on ikka olnud, on ju, aga mulle tundub, et see sõda ei liigu edasi, selles mõttes, et see lahing ei jõua siia siiski. Näitab, et nad justkui valmistuksid isegi liikuma, selline äkiline mingi energia, ma nüüd lähen, aga siis tuleb maailma oma reeglitega ja justkui ja lööb need jalust. Nii et see siiski ei jõua siia. Aga võib uudistes olla mingisuguseid uudiseid asju, mis siis külluvad segadust ja hirmu. Aga seda enam on aeg õppida tõesti praktilisi asju. Näiteks, kuidas ise taimi kasvatada, kuidas ise ennast ära majandada, kuidas internetit hakkama saada, võib-olla varuda raamatuid, mitte hirmu eesmärgil, et nüüd tuleb maailma lõpp, aga lihtsalt selleks, et olla suuteline hakkama saama, kui on mingid ajutised elektrikatkestused või mis iganes võib juhtuda. Et sa oleksid kindel iseendas eelkõige ja tunneksid ennast kaitstult, sest kui sa suudad iseendale tugineda, siis sa suudad maailmas ellu jääda ja tunned ennast turvaliselt tegelikult. Rahaasjades see nädal siis
on võimalusi luua raha, mingid uksed avanevad, mingid võimalused tulevad sinuni, aga sees on selline tunne, et ma ei ole päris kindel, et ei taha mingit konflikte ja ei taha tegelikult ennast avada mingitele teistele inimestele, kellega koos siis tõenäoliselt seda raha tuleb luua. Aga õpi selle kohta rohkem, proovi leida võimalus, kuidas saaks see rahavoog sinu ellu tuua sulle balanssi, ilma et sa peaksid võtma liigset vastutust, mis siis killustaks su fookust võib-olla liigselt, et kuidas see oleks õiglane, et näiteks keegi annab sulle raha, et mis sa selle vastu siis pakud, kui keegi investeerib või sponsorlus jõuab sinuni või keegi pakub sulle mingit töö otsa, et mis on see kaalusuhe, mis on õiglane nii sinu kui teise inimese jaoks, et siis ei oleks mingit võlgu võtmist või võlgu jäämist. Et see on siis eluterve viis edasi liikuda ja loob küllust nii sulle kui siis sellele teisele osapoolele. Kui ma küsin siis nii, et mis on parimad investeeringud sel nädalal, siis ütlevad, et kui on stress, kõnni minema ja ära avane stressile, ehk siis ei ole päris see aeg, kus suurelt investeerida ja suurelt ette võtta, et pigem on selline aeg, kus järgid oma südame tukset ja südame kutset, kui sa midagi igatsed, et mis puudutab siis eriti kodust olemist, looduses olemist, lähedastega olemist, et selline, kuidas ma ütlen, mingid sünnipäevad, tähtpäevad, selline tähistamise ja pere ja kodu energias olemise selline aeg on tegelikult rohkem. Et see aitab rohkem edasi liikuda, vahest tuleb oma patareisid laadida. Ja nii lihtne ongi nii suuremas ja väiksemas mastaabis see energia liigub jälle samamoodi, et kui globaalselt siis teatud riigid nagu eriti Venemaa proovivad oma jälle jõudu rakendada ja oma sellist austust välja nõuda, siis tööenergias on sama, et keegi võib siin, ma näen, saata mingeid sõnumeid või võtta sõna teemale, et mina olen see autoriteet ja minul oli õigus ja mina tegin ikka rohkem ja kõik peaksid minu ees kummardama. See on tegelikult varjude mäng, võimumäng ja tuleb sellisest manipuleerivast emotsioonist, et siis ära mine selle süütundega kaasa, vaid keskendu sellele, mis on õiglane, et mitte võistlemisele, mitte vaidlemisele, vaid sellele, mis on õiglane, et jah, võib-olla see teine inimene tõesti tegi mingi osa minu tööst või aitas mind kuidagi, jah, ta võib selles kiitust pälvida, ta on seda väärt, aga ülejäänu tegin mina või et kus see balanss siis päriselt on, et jällegi see toob sellise eluterve külluse edasiliikumise. Selline eluterve rahalise külluse loomise nädal. Siis ei põhine mingisugustel suurtel sammudel, vaid sellisel rahulikul paigal seisul, mis on mõtisklev ja märkav, et mis ma saaksin ära teha siin ja praegu nende ressurssidega, mis mul juba olemas on, selleks, et tuua suuremat küllust ja kindlust iseenda jaoks ja enda pere jaoks. Nii, mis puudutab siis suhteid sel nädalal, siis natukene on selline nagu rahaski, siis on tegelikult võimalused sinu ees olemas, et olla õnnelik, et sul oleks küllust kõike, mis sul on vaja, aga seesmiselt on selline ei ole kindel, selline tunne, ei taha nagu konflikte, ei taha väga palju anda, sest tegelikult tekib tunne, et siis võib tekkida konflikte ja probleeme ja sellega praegu tegelemiseks pole aeg, nii et praegu on aeg tõesti õppida seda, mis sul on vaja olla iseendaga eelkõige siis rohkem balansis ja oma elus siis leida see kesktee, mis sind kannab, kus on piisavalt vastutust, aga samas ka piisavalt rahu, et just seda rahu tahaks praegu ja seetõttu on kuidagi selline natuke võiks öelda, et paljudes suhetes on selline plahvatusohtlik hetk, et kui nüüd me räägime tõsistest asjadest, siis asi võib lihtsalt langeda koos, sest kõik saavad vihaseks, ei taha sellega praegu tegeleda, sest see tõesti ei ole õige hetk, et võib-olla siis tasub paika panna mingisugune päev, näiteks järgmisel nädalal või mingi aja tagant, kus siis saab plaane jagada või mõtteid jagada või ennast väljendada, et selline muidu võib minna vaidluseks tõesti, ma näen siin, sest kuidagi kõik on liiga palju. Kõik nagu seisab paigal, aga teisalt on kõige liiga palju. Sest mingi paigale tiksumise aeg. Selline tunne nagu kui lõke põleb ja on just süteks muutumas, veel viimased sädemed on õhus ja just kui seisaksid, miski ei liigu, selline tunne on praegu energeetiliselt, kui ma nüüd tunnetan seda energiat meie ümber, et ei ole aeg panna lõkkesse midagi juurde, ei ole aeg ka peesitada sütevalgel, vaid lihtsalt on aeg
vaadelda neid sädemeid, vaadata, kus suunas nad praksuvad, kuhu nad langevad ja teha omad järeldused. Et see natuke reaalsusest irdumise aeg, veider, mõjub natukene võib-olla mitte väga mugavalt, kas ma nüüd olen laisk või ma ei viitsi tegeleda või kas nii nüüd ongi, et ma ei teagi, mis suunas minna või mida endaga peale hakata, et nagu selline eraklik energia, ei tahagi suhelda, ei oskagi suhelda hetkel võib-olla kellegagi, selline ärevus isegi tekib võib-olla kohati ja selline hirm, et äkki mind arvustatakse. No kui me oleme pikka aega omaette istunud, siis hakkabki tekkima ärevust, me oleme natukene teiste energiast ju kaugenenud ja siis tekib selline eraldumine mina ja maailm. Et ei ole enam see, et me oleme üks, sest suures plaanis me oleme nii üks kui ka igaüks oma energeetikaga, aga just see suur üldine see ühendatus kaob nagu ära. Et siis tasub oodata, kuni on selleks õige aeg. Et praegu on tõesti aeg praktilisteks asjadeks enda kirega tegelemiseks, et leida üles see kirg, see miski, mis inspireerib sind õppima ja tegelikult looma ressursse enda jaoks, millele siis tugineda, ükskõik mis maailmas siis ka juhtuks. Suhetes tuleb esile ka see, et kui suhe on õnnelik, me räägime siin, kui suhetes on probleemid, siis tõesti ei ole õige aeg praegu probleemidest rääkida. Et natukene seda proovida edasi lükata, kindlasti mitte vaiba alla lükata, aga lihtsalt edasi pisut. Aga kui suhtes on enam-vähem hästi, üsna stabiilne, no seda parem, aga siiski on sellised kohad, kus tasub vaadata, et kui palju te suudate üksteist usaldada tegelikult selles, et sinu partner suudab luua midagi uut teie ellu, tuua mingit väärtust, mingit uut võimalust, et usaldada üksteist tegelikult ja lasta üksteisel toimetada, usaldada üksteise nägemust, visioone ja tarkust, et see viib tegelikult koos tähistamiseni. Nüüd on see indiviidi tasandil olla autentne, et mina näen seda nii, et ma suudan ära luua sellise asja, et siis me toetame partnerid, mitte ei kõhkle, ei kahtle temas, ütleme nii. Et tegelikult siin on näha, et igaüks on omal alal ja omal kohal ekspert, vähemalt mingilgi moel ja tasub siis seda tõesti usaldada. Isegi, ma ei tea, keegi istub päevad läbi teleka ees on siis ekspert telekasaadete alal, nii et usaldada siis selles vallas, kui näiteks sa oled mälumängus ja sul on vaja kellelegi helistada, ehk siis igal inimesel oma koht, oma ekspertiisi jaoks nii-öelda, et siis usaldada seda kohta. Siin näitabki, et kui ei suuda tunda elevust tegelikult üksteise ideede ja tugevuse nägemise korral, siis nagu see rõõm hakkab kaduma, et see lapselik rõõm, et sa näed, su partner teeb õhinaga mingit asja, mida ehitab legost mingit torni, las ta siis ehitab. Väga hea, pole viga. See tundub nagu laiskus või mingisugune lapsikus, aga teisalt ta loob oma maailma, tal samal ajal aju kärsab otsast, ta mõtleb mingi plaani ja näeb, see torni ladumine on tegelikult sümboolne tegevus selleks, mida ta päriselt loob iseenda sees. Et ole siis mees või naine, aga praegu on tõesti selline asjade ehitamise aeg nagu energeetiliselt enda sees, kus sa oled selles vaikuses, lihtsalt nagu seisaksid paigal tõesti vaikuses, midagi justkui väliselt ei toimugi, võib-olla töö isegi ei liigu, raha ka ei liigu, aga tegelikult liigub. Vahest on sisemine teekond palju kaugemale viiv kui see rahmeldamine ja see nädal on just täpselt selline. Nii et võta see aeg, miski jookse eest ära, kõik on hästi, maailm ei lõpeta pöörlemist, kui sa ei täida oma eesmärke sel nädalal, et kirjuta plaanidesse sisse ka mingisugused päevad, kus sa saad lihtsalt oleskleda ja olla. Ja tõesti siis selle nädala suhtealased nii-öelda energeetikad näitavad tasakaal, siis teie elevuse ja sellise loomise energia vahel, et mõlemal oleks koht ja ruum ja võimalus olla julge, tugev, ennast selliselt tunda, et siis üksteist imetleda tegelikult või kas imetleda, aga nagu näha selle kangelasena selles loos, mis on meie elu. Sest olgu teil on koos lugu, mida jutustada, aga teil on ka teie oma elu raamatud ja lihtsalt tähistage seda, kuidas te mõlemad oma elu kirjutate ja imetlege üksteist, võib-olla on aeg mängida mingeid küsimuse mänge või tuletada endale meelde, et mis tunne on
võib-olla on aeg mängida mingit küsimuse mänge üksteisega, nii et tuletada meelde, mis on teie väärtushinnangud, mis te olete saavutanud, või minna välja, vaadata oma partnerit teiste inimestega rääkimised, see on alati tore tunne, kui sa näed oma partnerit distantsilt ja vaatad, et küll ta on tark või äge või humoorikas, et siis sa saad kuidagi näha teda objektiivsemalt. Ja kui sellist tunnet ei ole, no siis see ütleb ka nii mõndagi teie suhte dünaamika kohta. Et kui sa zoomid välja ja vaatad oma partnerit kauguselt, et siis mis sa tunned, see tegelikult on väga hea indikaator. Et sa näed sellise värske objektiivse pilgu, kas see inimene minu jaoks või mitte. Kui nüüd kõrvalete kõik majanduslikud ja perenduslikud mingisugused kaalutlused. Kui suhtes, mida kehvem on suhtes see ühine puutepunkt, kus lubatakse üksteisel areneda, luua ja olla parim versioon iseendast, seda rohkem mõlemad partnerid hakkavad reaalsusest irduma tegelikult. See juhtub küll mõnes mõttes niikuinii sel nädalal, sest igalühel on mingi oma paigal tiksudes läbimõeldud mõtete korrastamise aeg, aga kui seda kohta tegelikult ei ole, kus te saate siis kokku tulla seda jagada, et olite oma ruumis, mõtisklesite ja siis tulete kokku ja jagate, et siis tekib selline kuidagi närviline energia, pole nagu kindel, kas tahadki üldse partnerit ligi, samas on nagu kurbus, et üksteist siis aidata, aga selline täiesti omas mingis mullis asjade tegemise energia, et siis on see eraldatus natuke liiga suur. Et tasub proovida olla autentne üksteisega. Ja kui see ei ole rõõmus protsess, see jagamine, et siis on muidugi aru saada, kui tahaks rohkem ruumi võtta, et jälle näitab reaalsusest irdumist. Et siis võivad sõltuvused esile tulla ja muud sellised asjad, mis nagu võimaldavad siis elust kaduda nii-öelda vaimselt. Aga püüdke anda ikkagi enda parim, et autentselt üksteisega rääkida, kui on nii, et üks partner tahab seda teha, teine ei taha, no siis ei ole ka millestki rääkidest, ega see võtab ikkagi mõlema inimese pingutusi, et asjad voolaksid. Vallaliste jaoks ka see nädal toob esile sellise, no võib öelda, et see oleks nagu paigalseis, aga tegelikult võtta seda teistmoodi. See on iseendas olemise, olesklemise ja tunnetamise koht, kus tegelikult sinu sees avanevad tohutult võimsad uued uksed ja sa ei seisa tegelikult paigal. Sa tunnetad asju läbi vahest mõttetasandil või spirituaalsel tasandil me liigume hästi kiiresti, aga keha ka vajab aega, et need asjad setiksid, saaksid mingi selge kuju, mingi selge koha sinu sees, sinu südames, sinu kehas, et see võtab aja ja väljaminekuks on hea aeg lihtsalt tähistamiseks, aga ma ei näe, et oleks õige aeg päris midagi romantilist otsidest. Praegu on oht reaalsusest irduda, ehk siis võib leida suhteid, mis on pisut ebaterved. Ehk siis võib leida suhteid, mis on pisut ebaterved, et pigem siis naudi unistamist, arvuti mänge, lugemist, filmide vaatamist, mis iganes on, et see nädal on natukene selline aeg, et tahaks mitte tegeleda selle praegusega, mis siin on selle eluga, vaid millegi muu kuskil ära olla. Aga tegelikult see tähendab, et su ajul on puhkepausi vaja. Elu on vahest liiga intensiivne ja ka see on omal kohal, et see reaalsusest irdud teinekord korraks. Et see on nüüd selle nädalal, oleme nüüd siia püsima ka aga selles mõttes, et ma tõesti näen, et ei ole nagu see aeg, et üldse ei tahagi tegelikult kellegile pühenduda. Isegi kui miski tundub olevat saatusest määratud, et keegi nagu toob sulle mingi inimese su ellu, siis tundub, et veel rohkem saatusest määratud see, et sa vaataksid temast mööda, just kui märgid viitavad, et tuli küll, aga see on lihtsalt väike nagu, et tuli küll su ellu keegi, aga see on nagu pigem katse, et kas sa katse jah, et kas sa vaatad nüüd tema poole või tegeled iseendaga. Tõesti ära jää kellegile pidama. Ma ei näe, et see viiks kuskile kaugele. Et pigem keskendu tööle ja siis see liigub väga kiiresti edasi, et praegu ongi aeg olla ressursiliselt väga iseseisev ja eraka energia. Et vaata enda sees üles tulevaid emotsioone ja tundeid ja kui tekib ka selline tunne, et miks keegi mind ei vaata või keegi mind ei taha, siis asi ei ole üldse selles sel nädalal. Asi on selles, et energeetiliselt
praegu ongi parem, kui sa oled üksi ja see, kui universum aitab sind, pöörab pilud kõrvale, et su energeetika oleks puhtalt iseendas, sa saaksid keskenduda millele vaja, lihtsalt olemisele, mitte midagi ei ole vaja teha, lihtsalt ole, tunneta, et siin ongi paigal seis ja uued uksed. Et kõik, mille vahel sa valid, sa ei suuda ära otsustada, ei peagi midagi otsustama, lükka edasi, kui võimalik, lihtsalt ole enda sees, las asjadel settida, see vastus tuleb sinuni ja sa võid teha täitsa palve või taotludes oma teejuhtide poole, siis et sa unes näed vastust. Aga pigem nädala lõpu poole, sest see nädal tõesti on selline veidra paigalseisu energiaga, ma ütlen ausalt. Et jah, näitab jälle, et lastel on teatavasti väga suurepärane oskus olla kohal praeguses hetkes, lihtsalt olla, mängida, teha, ole samamoodi nagu laps, lihtsalt vaata, mis ümber on, näe, siin on tore lamp, kui äge, siin on tore taim, vaata, kui ilus, või selles peitub see sügavami tarkus. Nagu põlismaalased, kes on ka tegelikult oma lapsemeelsuse sellega säilitanud, nad on looduses kohal, nad vaatavad taimi, puid, loomi, linde, et sellega nad tegelikult tunnet ennast osana universumist ja seega kogu aeg ümbritsetuna siis armastusest ja küllusest ju tegelikult. Selles peitubki see võti, me ei ole eraldatud ja sa ei pea midagi saavutama või tegema selleks, et olla armastatud ja osa siis universumist ja seega ka armastusest. See nädal siis tõesti igasugused hirmud ja selline lõpetatus energia tuleb esile, tundub selline tunne, et kas nüüd ongi kõik lõppenud, kas kõik on läbi või kas ma ei leiagi enam sellust, kas ma nüüd üldse olen enam mina, mingid sellised veidrad eksistentsiaalsed küsimused justkui virvendavad veel vaikselt tasakesi õhus, aga tegelikult sa oled selle juba läbinud, sest viimane aasta oli selle transformatsiooni aeg ja aprillis sai see läbi, nii et need on niisugused väiksed pinnavirvendused veel, mis vahepeal üles tulevad, aga kui sa ei suuda millelegi pühenduda, millelegi keskenduda, see on täiesti okei. Praegu ongi mõtisklemise aeg ja ei olegi aeg millelegi pühenduda väga tegelikult kaus olla. See kodus olemise rõõm, füüsiliste asjade proovimine, nautimine, head toidud, hea jook, mõnus puhas loodus sinu ümber, see inspireerib tegelikult kõige enam. Ja lihtsalt, kui sa kellegi räägid, katsu olla võimalikult autentne, aga keskendusid tõesti loodusele, kohalolekule iseendas, et ei ole ka väga selline sotsiaalne aeg, et pigem selline iseendas olemine, mõtisklemine. Nii et mõtiskle terviseks. Ja kui sa tunned, et miski tekitab sinust segadust või ei tea tõesti, mis samme siis järgmiseks teha, siis anna mulle teada, saame sulle sinu oma lugemise teha. Ja vaata siis sügavamalt, et millele siis keskenduda on olemas. Nii et seniks järgmise nädalani.